Kui elad ja oled, astud ja asjatad, mõtled ja otsustad, teed ja toimetad Võrus, siis sünnib kõik hea ja halb sinuga just siin. Kus siis mujal? Ühe koha siin päikese all pead ikka omaks võtma. Kui sellega ja endaga rahul oled, siis pole paremat paika. Ükskõik kus oled, ikka tahad oma koju, oma liina tagasi. Aga ajad, millal need siis eestlase meelest head on olnud? Ikka on millegi kallal nuriseda, see kohe on nii ja käib meie iseloomuga kokku. Aga kui on vähegi mahti tagasi vaadata ja veidikene mõelda, siis jõuad ikka tänutundeni, et saatus lasi sulle just niisuguse elu osaks saada. Aasta 1918. Esimest korda ajaloos on sõtta haaratud kogu maailm. Võrus valitseb bolševike armee, punakaart, aga lähenemas on ka Saksa väed. Kätte jõuab 24. veebruar, pühapäev. Ilm on sombune. Mõned võrulased tahavad enne valgenemist linnast välja hiilida, ent näevad siis Tartu ja Kreutzwaldi tänava nurgal 2 Saksa sõdurit. Nende ümber on kogunenud hulk relvastatud eestlasi, enamlaste laiali saadetud oma kaitseliikmeid. Äkki tuleb sõnum, et Petseri tänavale koguneb punakaart ja valmistub selja tagant ründama. Kõmavadki lasud ja kuuli ette jääb kinopidaja Kull. Nii on samal ajal, kui Tallinnast kirikukellade helinal Eesti iseseisvaks kuulutatakse, Võrus juba oma riiklusele esimene ohver toodud. Ma sündü Kehviku peren Võromaal Räpina lähedal 1900 aastal. Võro liina tuli ma 18 aastakõne tütarlats, vähekiste asju, a suuri luutuisiga. Võro oliks pääliin, suur liin. Mu veli Aleksanderes väsus joot rõhutamast. Eestlaisi ol egal puul maailman. Mu sünnükülast läts kääke eski Peterburgi. No iks on mintu sinna, koos parem parvatas olevat. Ma sai Võrolüte umbleja mano õpilases, nii abilitsas. Ma es taha ineb kodotalu kutsumise perre Juula olla. Liina inimese nimi on miks Juulie. Noorest pääst ma oliks päris illos kohe, no kaes joot pilti minust. Kena sirge olek, uhke enesekindel hoiak. Asjo pildi peal oleme venna ja vennatütrega järve äären pargin. Kummaline, minust ongi alale õnne 3-4 ülesvõtet. Kas ma üldse olligi oleman? Oma riik, oma tuba, oma luba. Ole vaid ise mees, kasuta oma käsi ja pead. Ja paljud kasutavadki. Kes toodab uue elu ülesehitamiseks telliseid, kes jahvatab jahu, kes pargib nahku. Linnas on 79 töökoda, 11 restorani või kõrtsi, üks neist isegi öölokaal. Väidetavalt elab igas tänavas hiromant või kaardimoor.
Võru visiitkaardiks saavad aga Tedersoni firmas toodetud õlu ja Eduard Tuhki vabriku vorstikesed. Ettevõtjad on au sees. Linna nimekaim magnaat, lauatehase sae- ja jahuveski omanik Meier Judeikin saab koos oma rahvuskaaslastega koguni sellise tähelepanuavalduse osaliseks, et Järveäärne park ristitakse rahva keeles ja meeles juudipargiks. Venemaalt pärit vabrikant Ivan Gromov sai aga Võru kommitööstuse edendamise eest Eesti Vabariigi kodakondsuse. Vaata kadedustes ole minu mõistusega, kas ma nüüd Lats tollest aru sai, aga nagu pärastpoole, ega ots oli oma eluga väga hädani. Mehed käisivad tööl, aga suurem jagu naistest käid tööl, vaid olivakoton. Iga pere kasvat siku. Ega üürimaja kuuri takan olnud siasulg. Ja oi, seda lihasöömist siis tol ajal. 5-6 lihapooti oli 6000 inimese peale Võru linnan. Ei saa väita, et vabariigi sünd tõi Võrus kaasa rahvaarvu ja jõukuse plahvatusliku kasvu. Sellest hoolimata leidus alati entusiaste, kes said aru, et olmet võib jäädagi parandama, aga omakeelse hariduse ja kultuurita pole iseseisval riigil mõtet. Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise selts oli veendunud, et Tamulaäärsesse parki tuleb püstitada kirjaniku mälestusmärk ja tema majja luua memoriaalmuuseum. Selleks peeti raskeid läbirääkimisi hoone omaniku käsitööliste abistamise seltsiga, kes pidas seal alkoholiga einelauda kõrtsi. Kokkuleppele jõuti alles viimasel iseseisvusaastal. Kui Kreutzwaldi aega tagasi keerata, siis on öeldud, et siin mäes oli laud alati kaetud. Käis palju külalisi. Vahel üsna kehvapoolselt, aga see vaimne laud on siin alati rikkalik olnud. Võru kultuurielu keskpunkt oli Kandle selts, kus näitemänguharrastus sai alguse juba 19. sajandi lõpus. Aastal 1926 sai Kandlest aga poolkutseline teater, mis tähendas, et osale trupist hakati palka maksma. Väikest toetust saadi isegi kultuurkapitalilt. Kui taktikepi haaras helilooja ja dirigent Eduard Tamm, sai Kandlest ka muusikateater. Siin alustasid oma lavateed kauaaegne vanemuislanna Elo Tamul ja sõjajärgse Estonia juhtiv sopran Elsa Maasik, legendaarne Madame Butterfly. Mu ellu tuli armastus, kunstiänniga Eduard. Time kaudu pässima Võro koolitate inimeste hulka, löydse üles kultuuri. Küll mulle miildu käve Kandla seltsimajan. Kandla suveaid oli üks taivalik kotos keset liina. Ma iste seal rahva püüne kõige korgempan rean ja kai alla püüne peale. Vahtsid etendusi tul ridamisi. Teeti eski operetti. Kui Võro ka kino sai, tundse nagu oles Kandlale truudust murd, nagu ma filmi kaema hiilse. Kino veimi tunnete ja seikluste taivaruumi. Nimi küll kinol hää, Saturn, pärandpoole Marss.
ärevust täis olnud. Kui rahvad on kartnud uut suurt verevalamist tulevat, on meie väikene Eesti riik rahulikult ja häirimata oma igapäevase töö juures viibinud ja julge olnud oma muutumatuses. Meie tahame rahus elada, rahus tööd teha, meie tahame tülidest eemale jääda ja tahame kaasa aidata, et terves maailmas rahu võidule pääseks. Sõja lähenemisest Eestile andis aimu siin sajandeid elanud sakslaste lahkumine. Ümberasujate seas olid ka Kreutzwaldi järeltulijad. Ähvarduste mõjul oli Eesti sunnitud sõlmima Nõukogude Liiduga baaside lepingu, mis tõi Vene sõdurid Katara kasarmutesse Võrus. Linlastele jäi vaid magus mälestus Kaitseväe 7. rügemendi puhkpilliorkestrist, kes sageli pargis mängis. Juunil 1940 marssis üle Eesti piiri veel 100 000 punaarmeelast. Kaitsevägi ja Kaitseliit saadeti laiali. Valitsus sunniti ametist lahkuma. Võim võeti üle ka Võrus. Katekümne 7. juunil lätsi ma ka kaema, kuis juudi pargin rongi käigus kokku tuldas. Halle oldu pilt. 5 lipukandjat rean, vahtse võimu mehe Tviidist ülikonna sälän seletiva midagi tüümihile. Ma tundse üte lipukandja ära. Tuu miis oli veidi aega tagasi poodivargusega vahele jäänud. Koskiltiks oli löytü 20 inimest, kea keskliina pargi poole marsma naksiva. Kõnelde tüülisklassist, proletariaadist, näide tahtest, mis olevat rahvatahe, ajaloolisest tõest ja õigusest. Rahvast sosist, et meil liinan on mõne üks kommunist, a Koskilt tekseva uue võimukandja, kommunistlik linnapää, uue võimuorgani täitevkomitee esimis, kost küll. Kui meil oli õnne üks kommunist. Ikka leidus inimesi, kellele ei olnud raske õpetada, kuidas teiste tööga kogutud vara kasutada ja käsutada, kuigi formaalselt sai varaomanikuks kogu rahvas. Uute oskuste omandamine sai kesta kuni 1941. aasta suveni, mil Saksamaa alustas sõda oma hiljutise liitlase Nõukogude Liidu vastu. 3. riigi vägede ees põgenevad kommunistid kasutasid põletatud maa taktikat ja lasid sõna otseses mõttes vette oma kallimagi vara. Ja kui algas teine maailmasõda, siis tulid sakslased päris kiiresti peale ja selleks, et siis piiritus ei jääks sakslastele kui strateegiline tooraine ja strateegiline kütusaine, selleks siis lasti sellest samast piirituse tehasest mööda seda kraavi siis Tammulasse piiritus jooksma ja juhtus nii, et inimesed sattusid selle peale, kuulsid seda ja tulid, hakkasid siis seda piiritust võtma küll ämbritega ja tulid ka paatidega ja tehti nii siis, et tasapisi kallutati paati ja kuna piiritus jäi peale, siis see piiritus läks siis paatrisse, nii siis saadi siis seda puhast piiritust ämbritega. Ja no sellel ka üks ohver oli ka olemas, kes siis kraavisse jäi piiritus nii jooma, et kukkus ja uppus sinna sisse ära. Vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer schützt nunmehr deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft, Seite an Seite mit Finnen und Rumänen Europa. Die Bevölkerung grüßt unsere Soldaten als Befreier vom bolschewistischen Joch. Eesti rahvas tervitas Saksa okupante kui küüditajate ja tapjate küüsist päästjaid. Loodeti isegi taastada iseseisvust, kuid võim jäi muidugi sakslastele. Tsiviilasutusi juhiti Tallinnas, sõjaväge aga väegrupi Nord tagalastaabis, mis seadis end sisse Võru maavalitsuse hoones.
Mida raskemaks muutus olukord rindel, seda enam asusid sakslased oma ridadesse mobiliseerima ka Eesti poisse. Surma lähedus pani iseäranis teravalt tajuma, kui väärtuslik on elu. Ajalehtedesse ilmus enneolematu hulk tutvumiskuulutusi. Kui kohtuti, seati sammud kandle saali, et unustada mõnekski tunniks sõjakoledused ning elada kaasa rindetruppide naljadele ja mustkunstitrikkidele, pillimängule ja laulule. Maailm oli jälg ärevas muutunu. Raadio tõi teatit sõjast Euroopan. Kulssi tuud kõkke juba ütsinda. Mu kunstniku hingega Eduardile oli võro päiksüs nii kitsas jäänu. Ma esitällä oma kodotse olokiga ikäväs lännu. Pääle sõa sai timest tiida veel nii palju, et omar läände pagonu. Iks mintas sinna, kus usutas parem polevat. 44. mitte hirmust oma elo pärast. Nii tuu pärast ma anna Eduardile tema pagemise andis. Aig oli kuri, vill kurembas läts. Selgelt oli meelen eelmiste sõdade ja võimuvahetuste veritse sündmuse. Mi kõik siin Võrol joba tiidsemi, et mi jää ei siin piiriliinan sõja viimetsest löögist putmalda. Ja nii olgi. Kui Punaarmee pealetung oli suvel 1944 Sinimägede veristes lahingutes Ida-Virumaal peatatud, otsiti uut sisenemisteed Kagu-Eestis. 13. augustil vallutas Võru linna 43. laskurdiviis. Järgmised 50 aastat kutsuti neid vabastajateks. Võru osutus siis nii kõige sobivamaks punktiks, kuhu võisid siis vabastatud territooriumile tulla nõukogude ja asutused ja siis parteiorganid. Ja need hakkasid tulema varsti selle peale Võru vabastamist. Nii augustikuu teisel poolel olid juba enamisti kõik rahvakomissariatid esindused seal ja niisamuti ka hakkasid juba Keskkomitee esindajad tulema. 22. septembri õhtul hilisõhtune raadioteade Tallinna vabastamise kohta tuli meile, nii võiks öelda, rõõmsa üllatusena. Ja ma mäletan, et sel puhul meie majandusmehed ise kusagilt koukisid välja isegi paar šampuse pudelit, mis siis selle Võrus ära jäime. Ja siis tuli pikki maanteed üks sõjaväelane. Sellega olin juba harjunud, et osa sõdureid räägivad võõras keelest, need nimelt on sakslased, osa räägivad eesti keelest, need on eestlased, aga see rääkis kuidagi mingis kolmandas keeles. Ja ma veel nagu ei andnud endale aru, et see venelane ongi. Nii, aga siis tuli juba terve kolonn neid samu sõjaväelasi sinna. Ja jäid seisma. Tuli välja, et esimene tulija oli mingisugune ülemus. See kutsus ühe sõduri sealt kolonnist enda juure, tõmbas pika noa välja tuppest, andis sõdurile noa ja näitas sõrmega mu isa kõri peale, et lõika kõri läbi. Sõdur võttis noa, läks isa juurde, pani noa isale kõri peale. Ilmselt mõtles, et nüüd on lõpp või mis ta mõtles, ma ei tea ka. Ja siis panid venelased siis valjusti naerma, kõigepealt see ülemus, siis muidugi too alamus, siis pärast terve see kolonn ja siis patsutati isale õla peale nagu tänutäheks, et ta siis hästi välja kandis selle närviproovi. Nii oli see esimene venelaste nägemine. Sprasite või u materi, sprasite u ženy moje. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Sõjatules hävis ligi 100 maja. Elanike arv vähenes poole võrra. Purustati kogu senine tööstus- ja kaubandusvõrk. Ja läksime siis linnast ära ja vaatasime sealt kivi otsast, kuidas Võru põleb, kas tuli läheb ka sellesse linnaossa, kus ma elasin siis Karja tänavas. Ja see oli õudne. See oli õudne. Kui palju vaeva tuli näha nendes varemetes ja kui palju tööd nõudis, oli mul siis aega mõelda seal, kas see mulle meeldib või ei või mis värvid need on. Kõik oli must ja suitsune. Ja kui must ja suitsune sa ise olid, kui sa koju läksid. Ja mina siis küsisin, et isakene, kas sa tuled veel tagasi. Ja mis seal voodi peal oli, need sellega. Kiriti kurat jõuroe kraavi äärde maalas. Mina panin põhiliselt. No nii hakkaski see Siberi elu. Suuri asju hakkasin mina siis oma. Meid viiakse Sahhaliini saarele, nuutis. Ei mitte midagi. Ja siis viidi meid. Olge head, laske meid maha. Olete siia toodud 20 aastaks. Küll tahaks midagi süüa. Seal me olime põllu peal. Ja siis tuldi meid vaatama just nagu orjaturg. Viidi meid autoga Võru raudteejaama, kus olid loomavagunid trellitanud akendega. Sinna pandi meid sisse kõiki. Oli vaja ilmselt Eesti pind tühjaks nendest haritlastest ja sõjaväelastest. Isa oli politseinik, kaitseliitlane. No, minu süü oli too, et ma sündisin ilma muud, ma ei tea. Sinna läksin 7-aastasena ja tagasi tulin 24-aastasena. 17 aastat ja tagasi tulin juba naisega ja lapsega. Kui küüditamise rong oli ärlännu, julgsi paari tutvaga raudteejaama poole kaema minna. Tuulai papritükke ja rõiva räbelit takan. Asõs ma näi ütte kompsukaist. Kujo perre arvas jär, et ummõluse massin. Eskõnele tuus tõisile. Lasi viil paar päiva müüda minna, nii lätsi õda, kui no peaigu üüse, ütsinda viilkord. Mõtti oles massin alale olessi. Ja nii olgi. Süe vaiva, kui haarse massinast kinni ja tõita kodo. Kuis ma iks oll umast, ummõluse massinast unistanu. Kõrraga all mul massin oleman. A määnse kurptused rasse kuurmaga. Seo massin hoidse mu elo hinge seen väega rasse laul. Ma umbli liinanaisile ja sugulaisile. Ma opsa vanast vahtse tegemise. Umbli vannust paltost moodulisi rõivid. Eesti aulitsest laiust meeste viigipükstest seelikit, kõkka. Küüditamised, vara natsionaliseerimine, kolhooside loomine ja võitlus metsavendadega. Kõige selle taustal hakkasid uutes vormides tööle ka kultuuriasutused. Esimene ekspositsioon oli hea sisult. Teine ekspositsioon 53 oli meie häbiplekk. Arstituba oli suletud, arstitoa ees olid Lenini ja Stalini kujud. Need olid kõige tähtsamad. 3. kohale jäi Kreutzwald. Ka seda on meie muuseum üle elanud. Aga need olid ajas vaja, et muuseumi hoida, Kreutzwaldi pärandit hoida. 1948 loodi Võru Kandle ja Valga Sädeme baasil Lõuna-Eesti teater.
kuhu suunati tööle Eesti NSV Riikliku Teatriinstituudi esimese lennu lõpetanud. Kus te elasite, kui te läksite alguses Võrru? Teatrimajas. Vanad töökojad ja garderobid ja büroo vananes teatrimajas. Mina magasin pingpongi laua peal näiteks. Seda mäletad, et ikka üks patt on meil Võru linna ja siin käib ja need on Võru linna aiad. Vabandage väga, see oli julgeolekuaed, mille me ei olnud see naabrite aiad, me põletasime. Julgeolekumaja oligi me naaber. No jah, öösel käisime saagimas. Aga ta oli igal juhul nii külm, et kui me hommikule pääsime, siis alt koputasid poisid ja küsisid tüdrukud, kas teil on sooja vett, meil on portfel seina külge kinni. Mune löödi pannile niiviisi, et kopsiti ära koor ümber, siis panti munapanni peale sulama. 1950 algas arreteerimiste laine. Saksa sõjaväes olnud näitlejad ei tulnud sügisel enam Võrru tagasi, vaid otsisid varju mujal. Lahkusid teisedki. Aasta hiljem reorganiseeriti Lõuna-Eesti teater Tallinna Nukuteatriks. Kas praegused nukulased seda teavadki, kelle õigusjärglased nad on? Pärast Stalini surma 1953. aastal hakati Võrust arendama tööstuslinna. Mida kõike siia ei rajatud? Kingakombinaadist üleliidulise tähtsusega aparaaditehaseni. Parematel päevadel töötas Võru gaasianalüsaatorite tehases üle 1000 inimese. Selle salapärast toodangut veeti peale Nõukogude Liidu ka sõpradele Kuubas, Indias ja Niiluse kallastel. Töölised olid uhked, et nende näputöö võib lennata isegi kosmosesse. Nad ei mõelnud sellele, et aitavad kaasa kodumaad okupeeriva riigi võidurelvastumisele. Aga turustamine Nõukogude Liidus oli turustamine väga lihtne, sest ei olnudki midagi vaja turustada. Nõukogude Liidu kõrgemad organid või plaaniorganid jagasid kõik toodangu ära. Seda muret ettevõttel ei olnud, et turustamismuret oleks olnud. Ettevõttel oli suuremad mured, varustamise muret, et saada kõik vajalik selleks, et toodangut teha. Nõukogude võimu hoolitsust oma rahva ees näitas ka see, et iga ettevõtte, olgu või sõjatehas, pidi ühtlasi tootma laiatarbekaupu. Nii meisterdati gaasianalüsaatorite tehases õunakorjamise tarvikuid, mööbligarnituuri, kuklitaina dosaatoreid. Kord Pariisi külastades nägid konstruktorid, kuidas lapsed sõidavad ringi kummalisel ratastega laual. Võrulased ei kaotanud aega ja otsustasid tuua selle imeriista esimesena Nõukogude Liidu turule. Toote nimeks sai rulllaud, mis peagi ristiti lühendatult rulaks. Vabariigis suurim näärikink anti üle Võrus. Vast valminud juustutehasesse võib tuua korraga oma koorma 8 piimaautot. Edaspidi toodetakse Võrus pea sama palju juustu kui praegu kogu vabariigis. Oma rajooni rahvast varustatakse ka või ja piimaga. Esimene juustulaar valmib kevadeks, alles siis tunneb ka õiget maitset. Kui maitse hea ja plaanid täidetud, ei unusta näärivana kindlasti ka järgmisel aastal uut aadressi. Võru juust oma arengus on läbinud pika tee ja eks see oli võib-olla asjade loogiline jätk, sest et Võru juust vajas tuumikinvestorid, kes oleks ka võimeline jätkusuutlikus arengu siin tagama. Ja see oli märgilise tähendusega, et Valio 2005 omanikuks sai. Võru juust on siin järjepidevalt andnud
andnud stabiilselt tööd inimestele, see tähendab, et inimesed on ka jäänud Võrru ja paljud inimesed on töötanud 20 rohkem aastat. Täna anname tööd circa 160 inimesele. Me toodame aastas keskmiselt umbes 12 miljonit kilo juustu, ehk siis 12 000 tonni. 7 juustutüüpi toodame Võrus, siis nendest me veel pakime ja lõikame ja kliendile saadame ligikaudu 70 erinevat toodet. Tooted me ekspordime lisaks Baltikumile, kaugemad kliendid on meil siin Ameerika, on läinud Egiptusesse, meie üks suurimaid eksporditurgusid on Itaalia. Kuuendiku planeedi huve teeniva tööstuse kõrval säilitas kohalik rahvas oma näo tänu isetegevusele. Kui palju oli Võrus orkestreid, laulukoore, tantsurühmi. Pärast Lõuna-Eesti teatri likvideerimist hoolitsesid näitemängutraditsiooni jätkumise eest taidlejad. Mida Võrus ette võetakse, see saadetakse ka korda. Ühiselt ehitati üles uus moodne kultuurimaja. Nüüd valmistavad võrulased siin samasuguse entusiasmiga suviseks laulupeoks. Vabariigi aastapäev ja sõit Tallinna pole ju enam kaugel. Need inimesed, kes võtavad isetegevused osas või siis sporti ajavad, teevad igasugust maratone kaasa ja suusasõita. Minu meelest need on üldse üks parem sort inimesi. Ja kui ma vaatan, et neid nii palju on, siis on mul hea meel, et selle tõttu jääb lontrusi vähemaks. Sel oli see laulupea tähendus palju suurem, sest see oli üks väheseid võimalusi rahval avaldada oma mõtted. Ja muidugi esimesed laulud laulid seal, kui Stalin meil lähes Stalinist, pärast oli Lenist ja mõni patriootik laul ka, aga põhiline osa oli ikkagi oma rahva laulud, oma rahva. Ja muidugi ka klassikat oli, välisklassikat, aga põhiliselt siiski oma rahva laulud. Muide me laulsime Enn Võrgu Lilleside, ma lilleside ma võtaks ja köidaks sellega ühte mu õnnetu Eestimaa 58. aastal. Kui ma oleks partiilane olnud, ma oleks saanud selle eest kõvasti puhku, aga kuna ei olnud, siis tehti mulle lihtsalt noomituse just. Te kujutage, et 58. aastal laulu ma lilleside ma võtaks ja köidaks sellega ühte mu õnnetu Eestimaa. Kuuekümne 6. aastal tuli mu veli oma naase Ellaga Võro liina elama, näide tütre 3-toalise korteri ütte tarra. Veli Aleksander eloaig tahtnu liina. Times sai Kandlemaja alaline külaline egasugustel üritustel ja pidodel. Meile meeldib kubjamändidel laulu- ja tantsupidudel käv. Latse joosiva ringi, vanakese sõiva ja võeti X viina ka. Sinna minti X jalgsi. Lämmel suveöl tulti jalaga liina tagasi ka. Ring! Noh, ja siit vastu!
Ma tulen alla. Alguses oli niimoodi, oli ette nähtud, nii nagu ikka suurtel pidudel, loosungid igal pool üleval ja mis kutsusid tööle ja tegevusele. Siis Kai tuli siia, vaatas ära korra ja ütles, et mina seda pidu läbi ei vii. Ja siis leppisid lõpuks kokku, võeti see loosung sealt maha, toodi metsast ilusad kaset, pandi sinna taha seina ülesse ja kõik hilisemad tantsupeod, mis läbi viidi, kõik toimusid siis nagu looduslikus keskkonnas, see andis väga palju juurde. Linda Poloos, kui see mees veel enne muusikalise fraasi lõppu ja algus vedama hakkab, ma võtan sinult rohkem kui su elu. Palun teeme veel kord, lugemisjärjele 3 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3 ja rahulikult ilma närveerimata. Ja nüüd ma palun otsast pääle tervese trivooga. Ega lapsepõlven ja Hilda kõik palju tegi toda, mida pidi tegema ja mida kästi. Ma tiid see küll, kus ta tegelikult on. Aga kellega ma eks vaidlesi. Nii nagu suula pead parajate supi sisse vandma, nii on ka selle ideoloogiaga, üle ei tohi soolata. Eitati kommunismi, millest ma lugesin, et mis nii kunagi ees tule ja toda saiva kes toda jutlustiva ka arvu. Aga näed, ja teda ees tulebki. 62 läksin töörahva elu toimetusse. See oli selline aeg, kui oli Kuuba kriis. Ma mäletan, me ootasime neid telegramme ja siis hilja õhtul toodi ikka, et veel ei ole midagi väga kriitiliselt. Kui oli peaaegu sõda oli puhkemas. Ega tuugard võis igast ühest asjast pahandus tulla. Ma ei mäleta, mõnski hea korra juttu oli ja ma sai ka sugeda, et mis sa nii kirjutad ja mis sa nii kõneled. Ja alati oli kontrollijaid ja koputajaid. Ega koputajatest küll puuduses ole. Elati ka nõukogude ajal, aga muidugi sa ei tohtinud kõike teha, mis sa tahtsid. Kui Kaitseliit 40. aastal suleti, Eesti lipud ju kõik hävitati või kästi ära hävitada ja kui kuskil nähti, kellegi käes sai karistada ka veel. Ema pidi minema Tartusse onkoloogiasse ja ütles, et tulge minu juurde, et ma tahan teile midagi näidata. Ja ema istus voodi peal ja tal voodi all oli alati üks kast. Ja sealt tõmbas ta välja sinimust valge lipu. Ta oli selle peitnud. Mina olen varjanud teda. Nüüd on teie otsustada, mis te teete, kas hävitate selle lipu või hoiate edasi. Mõtlesin, ema, kui sa üldse küsid, muidugi hoiame. Operaator palus ehitusmeest järele vaadata, kas paistavad siia kõik Võru uued majad. Lootusetu katse. Üksnes 3 aastaga on võrulased riigilt saanud üle 400 korteri, kooperatiivelamud peale selle. Viimane maja alles ootab sisse kolijaid, kui nii argipäevaselt üldse tohib öelda. Võru päkapikkudel oli ka talv päikese, liivakastirõõmude ja suplusega. Lastepäevakodu päkapikk ei ole uus ehitus. Kuid uus juhataja ja šefid oskasid teha niisuguse remondi, mis lastele palju laste pärast juurde andis. Need väikesed põngerjad meile intervjuud ei andnud, ent nende olemisest peaks niigi näha olema, kui tänulikud nad on. Ainuüksi sotsialistlikust päikesest linna kütmiseks siiski ei piisanud. Meister või kes oli, ega tema oli siis nagu 24 tundi pidi olema rakkes. Nii, ta käis praktiliselt ööpäeva ringselt läbi.
ja mis selgus väga tihti. Lähed katlamajja, kütjat, kas ei ole üldse või on see kütja purjekil kuskil olmeruumis pingi peal. Absoluutselt kontakti võimalik saada ei ole. Temperaatuur väljas on 20 kraadi külma. Katlas on vesi ainult +20. Kui sedagi, mis jääb üle? Tuli võtta labidas kätte ja hakata sütt alla viskama. Tuli kütmisega alustada. See tähendab, et ega siis sellest mehest enam ei olnud seal mõtet teda äratada. See mentaliteet, et mõisaköis las lohiseb, see oli täiesti omane ikkagi selle aja meie inimesele. Ja need jutud sellest, et kuidas jupihaaval mööblivabrikust Võru seinasid välja toimetati või siis näiteks missugune oli lihakombinaadi aiatagune pärast vahetuse lõppu, kuhu loobiti siis lihakentsakaid sõna otses mõttes üle piirde. Ja juustuvabrikust tõesti toodi ka seda head atleetjuustu välja. Nii et jah, see oli avalik saladus. See on endine Võrukivi tootmishoonete tehase plats. Töölisi oli 140-150 vahel. Kuuplaan oli kusagil 1 miljon tellist kuus. Elanikonna arvelt tollel ajal eradati ka telliseid Venemaale, näiteks Sosnovi Bori aatomilektrijaama põhjaehituseks. Venemaal oli sellel ajal toodeti 2 käe telliseid, kui ühte kätte tellise võtsid, siis teine ots murdus maha. Aga Võrukivi tellis oli nii kõva, et seda sai ka 1 käega hoida ja ei olnud hirmu, et teine ots maha murdub. Keraamika tehtud 1993. aasta oktoobris. See on Sääsetari öökull. Siia saab sisse panna selle spiraali, Sääsetari spiraali. Siia läheb kett külge ja ajab suve Sääsetare. See on tegelikult lemmiklooma urn. Ja on praegu tegemisel suur hobusele, sest kui ta ära suleb, mis sa hakka teed? 1985. aastal tuli Kremlis võimule Mihhail Gorbatšov, kes kuulutas välja perestroika, mis maakeelse uudissõnaga nimetati uutmiseks. Peamiselt seisnes see võitluses Nõukogude Liidu ühe olulisema meelelahutuse viinajoomisega. Mina mäletan oli üks matus ja siis tuldi matuse korraldaja sööklan oli peielaud. Ja tuldi niimoodi, et kadunuke see viimane soov oli, et minke nüüd Vilguuri alt ka läbi. Mehe saiva õkva aru ja läksime padinad ja ega sinna jäivadki seal. No mis seal muud on, üks õige selge viin on. Sa ütle, mis sulle äiapapa ütel? Äiapapa ütel, et ei kõlba, et ei joo viina. Aga seda ei peeta siin Võrus hääks. Tooniks. Võru peab ikka niimoodi, et saab ikka pikali oled kohe. Nii palju pead jooma. Teine uus poliitika, glasnost ehk avalikustamine, andis julgust, et üle aastakümnete rääkida ausalt Eesti ajaloost. Milline oli Võrus elu, oli nagu kõikjal Nõukogude Liidus hall, igav, mitte midagi ei toimunud. Puudus igasugune noorsoopoliitika ja häiriski võib-olla see, et kõik tundus perspektiivitu, et
ei näinud nagu mingit tulevikku ja mina oli tol ajal juba punker, see oli minu jaoks eneseväljendus selle kehtiva süsteemi vastu. Lagleparekit sai külastatud, see oli veel hästi vahva, kui Lagle oli selline mänguasi, eks ju, kuhu kirjutati peale, eks ju, tead, niimoodi pliiatsiga, et meid kuulatakse pead, siis tõmbad ära, siis kirjutad vastus, ahah. Võru punkarid ei olnud anarhistid, vaid hakkasid 1987. aasta oktoobris linna surnuajal korrastama vabadussõjas langenute kalme. Võimude keelust hoolimata, pigem lausa sellest õhutatuna, kogunes kalmistumiitingule tuhandeid inimesi. Esimest korda kanti okupeeritud Eestis avalikul üritusel sinimust-valget lippu. Ja sinna muidugi trehvas mõned juhuslikult ka üks hästi mukitud daam. Oli seal nagu kuu pealt kukkunud. Mis siin toimub? Ja siis mul läks nii, kui me parajast just nägime seda sinimust-valget lippu ja võtsin siis bareti maha ja ütlesin, et revolutsioon to France, madame. Revolutsiooniline meeleolu jätkus juba novembri paraadil. Detsembris asutati vaba sõltumatu noorte kolonn number 1, millest sai vastupanu liikumise eestvedaja Võrus. 1988. aastal peeti Eesti Vabariigi 70. aastapäeva, mälestati küüditatuid ja jaanilaupäeval avati taastatud Vabadussõja mälestussammas. Me uskusime, me suudame midagi muuta, aga me ei uskunud seda, et need protsessid nii kiiresti lähevad ja et Eesti saab tegelikult tõeliselt vabaks. Ja need inimesed tegelikult, kes meiega tegid, nad olid kõik hingelt noored ja unistajad inimesed tegelikult, kes ei olnud elust nii muserdunud tegelikult. Selle, et see muserdunud inimene, tema peitis ennast viinapudeli põhja ja sinna ta jäi. Et Võru oli vähemalt 87 kuni 88 suvi üks juhtivamaid taasisesemiskantse. Lisaks vaimule reostas nõukogude võim ka suure osa Eesti loodusest. Võru tehaste mürgised tootmisjäägid suunati rahumeeli Koreli oia. Me oleme saabunud siia kauni Koreli kaldale. Need juuremad, sealhulgas ka meie Eesti rahva esivanemad, enne kui nad läksid karujahile või taplusse, korraldasid rituaale. Koreli oja, mis ilmekalt sümboliseerib kogu selle stagnaaja nõmeduse tulemust, võtab vastu ka tema praegust seisukorda põhjustanud seltsimehe tuha ja kannab selle Võru vahelt minema. Kindlana me püüame. Vabadus. 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 Mis poisid olete? Võrust. Mõlemad Võrust, jah? Võrust, jah. Ja teie olete siis... Molotov. Teie olete Molotov? Jah. Joachim von Ribbentrop. Väga huvitav. Ise mõtlesite välja? Tulime vabadust tooma. No jah, samad soovitud. Ja lisaprotokollid ka kaasa? Ja ikka, peitseme ära. Ja ikka. Nüüd ikka teie olete läbi juba käinud? No Võrust siiani palju tuleb kokku, ma ei tea. Mitu kilomeetrit see tuleb? Eks see Lätimaad on ka juba proovitud. No rahvas vastu ei hakanud, kõik kartsid või? No ainult üks Novgorodi buss näitas nii. Võõra võimu vägistatud, ohvrite ja langenute, Isamaa eest võidelnute, Isamaa eest
mälestuse auks ja nimel. Mälestuse auks ja nimel. Egas tuud inempes julge luutagi, et Eesti saa oma riigi tagasi. Võõras sõjavägi lätt Eestist välja. Eesti pääses võõra võimu alt. Ma imetelli noid, kes mõistsi ja julgsiva sõnna ütelda, Eesti vabadusest kõnelda. Ja no iks värvimuutusi näie umble terava silmaga. Äkki oli vabadusvõitleja nuuki, kes venelaste aigu punalippe lehvitive. Inemene tahti jäia ello, umman koton, uman liinan ella nii olla, ummil latsi kasvata, uma kodu luua. Kas kiäki saa siis tuud paljos panda, et inemene naide ilosite eesmärkide saavutamises? Mõni kõrd, värvi vahet. See ongi ju minu kodu ja tume mets seal taamal. See ongi ju minu kodu, muid märke ei oska ma anda. Siin ongi mu saatus ja sugu, mu aja ja elu. 19. augustil 1991 ärkas maailm teatega, et Mihhail Gorbatšov on võimult kõrvaldatud. Tankid viidi lahinguvalmidusse ka Eestimaa pinnal ja suunati läbi Võru, Viljandi ja Pärnu Tallinna poole. Neil ärevatel tundidel ja üldist segadust ära kasutades kuulutas Ülemnõukogu Eesti iseseisvuse taastatuks. Mina tein katust parajasti majale, kui tankid lätsive. Ja ma ütle ausalt, mingit hirmu küles ole. Rahvas läts põnevusega kaema, kõik tiidsevad tegelikult. Ma arvan, et kõik tundsevad, ma küll tundse. Kuul, sul vaja sõita sinna, võib-olla sõita tagasi. Tuud, et keski sõjaga alles tulnud, tuud ei ole vaja kõnelda. Keski nii ja sarva. Kõik oli rahulikult tööl, uudis oli. Mõni auto oli kraavih ka seal, mitte sõja tõttu, aga lihtsalt kummit läänne või mootor saisma jääne või mis ta oli. Kotol oli ja siis kai televiisorid, kõik uudseva toda. Ja siis kui toda nüüd on korduvalt, televiisor on pidevalt näidatu, kui siin nukan oli Mart Laar ja time, siis kus time püstö tõuses ja kai nii veedikene kõrvale. Mul on tuu pilt nugis kuulut välja lei. Ma tundse, et nüüd on üks etapp läbi, näis mis edasi saa. Oli selline ootus ja õpilastega sai ka räägitud ja isegi sai kihla veetud, et millal Eesti taas iseseisvaks saab. Ja oli selliseid pessimiste ka õpilaste hulgas, kes ütlesid, ei saa ju seda juhtuda. Ja ma mäletan, et mina võitsin ja ühe kihlu vähemalt. Teie ees on võrratult suured ülesanded. Te kasvatate need lapsed oma perekonda. Te kasvatate need lapsed aga ka meie Eesti rahva tulevikuks. Sest Jumal on selle aja meile andnud, kus me ei pea tugevad olema mitte ainult majanduslikult, vaid me peame tugevad olema ka selles mõttes, et me oleme lootuse ja väljavaated rajanud Jumalale. Algas uus aeg, mis tõi kaasa uued võimalused, aga ka uued raskused ja isegi uued ideaalid. Vahel ma oli pääsünd veitse, silminuni oli ja magalõma heitse. Vahel ma oli pääsünd veitse, silminuni oli ja magalõma heitse.
ega taad muud innem viiest ennü. Sõbra sinitsede silmi oli länny, ega tuud ma innem viiest ennü. Sõbra sinitsede silmi oli länny. Iga aasta on tehtud pidusid ja siin ümbruskonnas ka rahvakunstiõhtud on tehtud. Aga nüüd ma mitu aastat juba enam ei tee. 86. aastal oli viimane õhtu. Rahvatantsust ma pidin loobuma ka sellepärast, et juba ärikate kari tekkis mulle. Küsin, kus tunnis puudub see ja see. Ta on Poolast, ta on Leedust, ta on Rootsis. No mis ma teen nendega, mis ma istun seal üksinda. Siis lõpetasin ära 2 aastat tagasi rahvatantsu. Nüüd ajavad peale, et teeme veel üks rühm kokku. Ma tutki pratt. Te olete nüüd tähtsad direktorid ja kõik kokku. Ei ole teist käijatel. Koosolek otsa ja hakkate mul jälle mööda Poolamaad sõitma ja äritsema ja... Lälen külmendas ja taivast sattas lumma. Ütle mulle oma telefoninummer. Lälen külmendas ja taivast sattas lumma. Ütle mulle oma telefoninummer. Mida sa teed siin turu peal? Turg on tühi ja mis sa teed siin praegu? Mis ma siin hunni tõmbad? Ei ongi, nüüd on kõik raha peale. Vene ajal olid kõik ju nagu paremad inimesed. Minu arust said läbi. Mesa ajaks Vene aegu kurat tappi ja vorsti järjekorran vaid elu võtnud välja. Nüüd võtta, mis sa tahad, kui raha on. Praegu tuleb kadedust ikka palju rohkem. Mul ei ole raha. Panka raha vana kurat. Pensionääridele. Ärimehel ma kõik no. Nägeve, kes oma higivaivaga nägeve tuugivarastajast põllu pealt läbi. Oi. Maja pealt võttes katus ka pealt maha. Ei ole veel enam tüünemine, pensionääri. Mis siis, ma saan aru, esitegi selgelt ärri siin. Tema ole tüünemine, ükskord olen oma Eesti. Palju tu massa? Massa midagi tähendab. Ei, palju tu massa? Mitu sai sul? 3. Anna 5 krooni siis. Okei, kohe. Palju ma võlgen? 5 krooni kipp. See on 20 krooni, jah. Nii, et kohe. Mõtte ja kukke seened ka veel. Kus sa võtad? Aga kahutab, siis Eriola kandil ma käin. Ongi nii või? Uutes ettevõtlusvormides, uutes omandisuhetes toodame siis tänavajalatsid, tööjalatsid ja kaitsejalatseid. Daamid, õrnem pool, see meid vähe tunneb, sest teda see metallminaga saabas eriti ei huvita. Kuna jalatseid on toodetud juba ka läbi mitme riigikorra, siis on nõukogude ajast olevad õmblusmasinad näiteks
me ei ole sellepärast neid poliitilistel kaalutlustel ära visanud. Oma toodangut me turustame Eestisse, Lätti, Leetu, Soome, Rootsi. Tamula ajal tehti siin eritellimusi. Tehti kirstust hällini kõike, mida rahvas tahtis. Oma jooniste järgi või hakkas see erastamine ja iseseisvumine ja siis sai tehtud see oma firma koos kolleegidega. Peale rahareform igatahes olid kõik tellijad kadunud ja siis sai kähku Rootsi kapatud otsima tööd ja inimestele leiba ja siis saigi sealt need konsoolid, riiulikandurid, hakkasime neid tegema 92 sügisest. Lihtne ja odav seina panna ja Võru linnas ammust ajast Pissler ikka täitsa mees. Mööblivabrik 15 aastat püüab käia ajast ees. Olgu tubadel siis seinu 3 või 4, 5 või 6. Võru vabrikus on valmis kõigi tarvis mööbelus. Lapsele on vaja voodit, sõidab voodi järele. Tood sealt Võrust tehtud sängi rõõmuks kogu perele. Pole midagi, mis käiks neil meistrimeestel üle jõu. Vajame nüüd söögituppa, olge lahke, võtke näo. Tugevamad jääd ellu, nii nagu see majandus ikka käib. Tegelikult midagi üllatavat nagu ei ole. Kui me võtame Võrut või Võrumaad, siis me oleme ikkagist päris suur tööandja. Ka vastutus selle ees, et oleks töökohti. Tegelikult, et hoida ka seda ääremaad siin üleval. Kui ma näen, et kuskil on võimalus areneda, siis see mind nagu paelub. Kui siin oleks nagu väga niimoodi, et midagi ei toimuks ja ega ma siin ei oleks. Tervist, härrad veteranid! Tere kõvasti. Tere. Šakimet kuu saab 3 kuu pärast. Ja. Ilusat sõna. Ja. Aitäh teile. Mõne hetke pärast saadab Võru linn Eesti võidutule teele. Eesti ei ole kunagi arvanud, et ta võib ennast peita kellegi selja taha, kes teda kaitseb, varjab ja poputab. Iga riik, eriti aga väike riik, on üksinda senikaua, kuni ta loodab teiste peale. Eesti julgeolekut, nagu ka teisi Euroopa riike, võib ohustada sotsiaalne ja majanduslik ebastabiilsus, rahvusvaheline kuritegevus, regionaalsed konfliktid. Need on tuntud asjad. Aga Eesti kui väikeriigi ja eestlaste kui väikerahva turvalisust ohustab ka meie endi seesmine lodevus ja väline kehken pükslus. Me ei tohi unustada lihtsat tõde. Eesti riigi eksisteerimisel on mõte üksnes siis, kui Eesti territooriumil säilib Eesti emakeel ja selle kõneleja, Eesti rahvas, Eesti kultuur, rahvas kui selle kultuuri looja. See ja ainult see eristab Eesti riiki Läti riigist, Vene riigist, Brüsseli riigist.
Uue Eesti aja suurimaid sasipuntraid omandireform tõi käibele uued mõisted: õigusjärgne omanik ja sundüürnik, erastamine ja ärastamine. Reformi loomulik eesmärk oli heastada 50 aasta tagune ülekohus ja luua toimiv majandus. Sama loomulik oli aga seniste elanike meeleheide, kui nad pidid oma armastusega hoitud kodu maha jätma. Seda enam, kui vara tagastamiseks õigustatud subjektide ring oli nii lai, et rikkus oleks sülle kukkunud kas või kunagiste peremeeste kassidele ja koertele, kui nood vaid elus oleksid olnud ja taotluse esitanud. 90-ndatel ei kartnud keegi mõelda suurelt. Võrus plaaniti jõuda isegi Guinessi rekordite raamatusse, maksku mis maksab. Vahend selleks oli sabatants. Me näitame kõik inimesed sabatantsu tantsima! Hurraa! Tantsime! Elu! Naeratage kõike. Kõik naeratage rivis. Naeratage! Päike ju paistab, vaadake siia, päike paistab! Tubli olete! Hurraa! Fantastiline. Tegelikult täna oli meeletult raske, aga kõige tähtsam oli see, et ära tegime. Meeletult hea meel. Yes! Jah, meeldib ikkagi. 2183. Hurraa! Järve muusikakontsertidel istus rahvas Tamula kaldal, jalad vees ja liivas ning nautis Hendelit ja Tšaikovskit. Estonia. Mayday. Keegi Eestis ei suuda unustada 28. septembrit 1994, kui hommikul ärgates saadi teada, et tormisel ööl oli uppunud reisilaev Estonia. Võru linna puudutas see rahuaja suurim katastroof eriti valusalt, sest laeval oli ka 17-liikmeline delegatsioon eesotsas linnapeaga. Oma kodukandi helgemad pead ei tulnud kunagi tagasi. Õnnetuste hetkel tajuvad suurte ja väikeste riikide valitsused ühtviisi vastutust habraste inimelude säilitamise eest. Kaotused kohustavad meid tegema kõike, et ära hoida nende kordumist.
Õppetöö peab olema eakohane, elulähedane, huvitav ja elamusrikas. Õppeained tuleb siduda tervikuks. Kas tegu on 21. sajandi kooli moeväljendiga muutunud õpikäsitus? Ei. Nii väljendas end kooliuuendusliikumise juht Johannes Käis, kes asutas 1921. aastal Võrus õpetajate seminari. Selle juhtmõtet kool olgu töökool ei unustatud ka nõukogude ajal ja pandi õpilased rohima, kõplama ja saaki koristama. Minule jäi kõige enam sellest tööst oma kooliaias päranduseks see, et kõiki töid tuleb teha rahulikult, korralikult ja kenasti. Kellel tekib tõrge, kellel tekib hoopiski huvi ja tahtmine aias töötada. Minul tekkis huvi. Võib-olla see aeg on nii muutunud. Uued väärtused on tulnud õpilastele, nagu hingelähedasemaks või ja ei taheta võib-olla enam väga kätt mullaseks teha. Ei taheta töötada. Võru vanimas hoones, kus tegutses ka Johannes Käisi seminar, avati 2015. aasta 1. septembril uus riigigümnaasium. Ma väga tahaks loota, et see uue koolihoone avamine täna mingi uue etapi avab. Et üks asi see, et Võru jälle kinnistab ennast nagu haridusmaastikul väga tugeva kohana, kus on võimalik saada väga head haridust ja kindlasti on see üks selline motiiv, mis inimesi ka seob Võruga. Ja ega siin midagi muud ei ole, kui oleks ainult lapsi. Meile mikrofon ei tööta, aga ma saan klassijuhatajatega edasi öelda pillistamise ajasele. Me käisime õpetajatega märtsikuus koolitusel. Me meeskonna koolitust tegime üksteisele ja siis meil tuli mõttes, et meil ikkagi peab olema koolis ka üks kass. Meil esialgne mõte oli see, et see on ka selline teraapiline kass, et kui kellelgi on mure või paha tuju, siis kass on alati see, kes lohutab. Ja siis me mõtlesin, et meil on ju Johannes Käis ka majaga väga tihedalt seotud ja kui me nägime ühte oranži kassi Pärnus, siis me teadsid, et me tahame samasugust ja kindlasti me paneme talle Johannese nimeks. Ja kuna meie kool on uuendusmeelne, siis nad väga hästi klapivad. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Alustame oma võro keele päevaga siis pihta ja tervitame siis tämpäs päivä. Tämpä rõõmsa on meil nii. Kõnelemi võro keel, kullemi ja kõnelemi, teeme üten tegemisi. Aga lapsed, nüüd saame õppa tiida, mis teile hindale väega miildus. Hannesi? Mulle miildus Upin. Mulle miildus Upin. Mulle meeldis kapsas. Kapsas. Tubli. Mulle meeldis Upin. Tubli. Mulle meeldis Põtnas.
eemal oled sa märganud, et viimasel ajal on mingeid muutusi ka toimunud Võru linnas? No valgustoor on kerkinud kesklinna. Pilgutab silma tühjadele tänavatele. Jah. Võroke elab tegelikult paremini kui suurlinna elanik maailmas. Näiteks on tõesti sportimisõnadus on palju paremad võrreldes sellega, mis minul olid. Meil on staadion, spordihoone, korralikud spordirajad, Võru kui sportliku eluviisi pealinn. See on tegelikult ülemaailmne protsess, et väikestest kohtadest inimesed ikka liiguvad metropolidesse kokku. Aga ma mõtlen, hea meel saab olla selle üle, et me oleme suutnud nii palju selliseid tarku inimesi siin ette valmistada. Ega helgete peade puhul oli küsimus selles, et Võrus kinni hoida. Kuidas neid inimesi tegelikult Võru või ka kuidas nende oskusi või teadmisi oleks Võru jaoks kasutada. Kas või näiteks kutsuda tagasi 1 kuuks midagi konkreetselt tegema. Oluline küsimus oli tegelikult see, et kas tootmine on Võrus või Võrumaal. Pigem on oluline see, et inimestel, kes Võrus on, oleks võimalik töötada kusagil, aga tõesti see töökoht võib olla ka kodus. Võib-olla kodus, võib olla ka Võru vallas ja võib isegi olla Tartus. Minu emme töötab haiglas. Ravib inimesi, kes on haiged. Minu emme töötab maksimarketis. Minu emme töötab tööl. Minu emme käib lasteaias tööl. Aga minu Eesti oskab soome keelt ja inglise keelt. Et ta käib Soomes väga palju, ta teeb seal tööd niimoodi, et parandab majasid. Ta nagunii tuleb alati tagasi Soomest. Tuleb täna öösel kojugi veel. Minul on emme. Ta on kodus. Mina käin vahepeal emme juures, kui seal müdinat ei ole. Pesumasina paneb ka tööle ja mina puhastan laudasid. Ma olen enda isa töö juures käinud. 2 kraanat oli seal. Ühel oli, üks ratas oli ainult tühi, aga teisel polnud. Minu lissi parandab autosid. Emme töötab mul ka autos. Mina tahan saada sõduriks. Issi käib vahepeal sõjaväes metsas. Kaitsevad tiiki. Püksu jalga, kamp selga, lunt pähe, valla lähe, vanana koetu, lämme kinda, kuht selga ja kinnineps. XXI sajandi teisel kümnendil on maailm taas ärevamaks muutunud. Ajalugu ei ole kaugeltki mitte lõppenud. Sõjad ja terrorirünnakud ei ole kusagile kadunud. Taara kasarmutes paiknev Kuperjanovi pataljon ei kaitse ainult Eestit, vaid kogu meie tsivilisatsiooni, mille piir on Võrule üsna lähedal.
inimesed aga elavad oma igapäevast elu ja tahavad muuta oma kodu kaunimaks. Inimesed pies elame ilosate kotuste, siis tulevad parem inimesed. Kujuta ette, kui inimene elas kuskil säänse, no tal on tuo elu juba sääne, et tal on mõttama juba säänse keha. Aga kui ta nägi ilosat järve või nagu sääl on päikese olen, kui ta nägi säänest asja, siis ta saab tõesti parem inimene. Mina arvan nii. Vahel kaemita iivahe, kas on viilaigu meil, kui ei ole sistud millegi arvalt lainami. Meil oma iguviil, kõigil oma iguviil. Asa võtva aigu alati, inne kui näe valmis saava. Meil on aigu nagu vanast, lihtsalt elu on keerokam. Mida me tii, kuna tuu tii terve elodiviil, kõige aussa maigu viil, et märgota. Inne kui tii agu kõhklõmi, siis märgotame viil ja ma ei viska aigu maha, selle tiie aigu on raha. Et kõige jaots on maigu täpsele tuuvõrra kui taha. Ma lihtsahe ei robista ette, vaid kujota ette, et elä aint hetke. Kui kohegi ildas jää, siis iks on jorinat, et mille. A ma jo pidi, magio aint inemises jää. Vahel hinnast unõhta, nii aigu siis kulota. A meil on aigu viil, kui ei siis koskilt lainami. Miski ei nõpa mult pühendumist, a ma olegi pühendunud. Kõik ei käy kella perre, alati ei ole parem lühküm tii. Aigu ja kannatust, aig näütas armastust. Aig andis andmist tegev vallale silma ja suu. Vahel kaemita iivahe, kas on viilaigu meil, kui ei ole sistud millegi arvalt lainami. Meil oma iguviil, kõigil oma iguviil. Lase ükskord viil! Kuulit vai, lase viil ükskord! Vahel kaemita iivahe, kas on viilaigu meil, kui ei ole sistud millegi arvalt lainami. Meil oma iguviil, kõigil oma iguviil. Asa võtva aigu alati, inne kui näe valmis saava. Meil on aigu nagu vanast, lihtsalt elu on keerokam. Mida me tii, kuna tuu tii terve elodiviil, kõige aussa maigu viil, et märgota. Inne kui tii agu kõhklõmi, siis märgotame viil ja ma ei viska aigu maha, selle tiie aigu on raha. Et kõige jaots on maigu täpsele tuuvõrra kui taha. Ma lihtsahe ei robista ette, vaid kujota ette, et elä aint hetke. Kui kohegi ildas jää, siis iks on jorinat, et mille. A ma jo pidi, magio aint inemises jää. Vahel hinnast unõhta, nii aigu siis kulota. A meil on aigu viil, kui ei siis koskilt lainami. Miski ei nõpa mult pühendumist, a ma olegi pühendunud. Kõik ei käy kella perre, alati ei ole parem lühküm tii. Aigu ja kannatust, aig näütas armastust. Aig andis andmist tegev vallale silma ja suu. Vahel kaemita iivahe, kas on viilaigu meil, kui ei ole sistud millegi arvalt lainami. Meil oma iguviil, kõigil oma iguviil.